Tänavu on toidupiirkonnaks Vana-Võromaa, kus mõni päev tagasi toimus 10. korda suurlaat Umamekk. Enne Võrumaad on toidupiirkonna tiitlit kandnud Hiiumaa, Pärnumaa ja Peipsiäärne ala. Toidupiirkonnas me tõesti ei ole seadnud selliseid nõudmisi, et kas see peab olema mõni maakond või vald või linn, et toidupiirkond on täpselt selline piirkond, mida siis taotluse esitaja tunneb. Näiteks Peipsimaa puhul võime öelda, et see hõlmas lausa 4 maakonda, et see ikkagi eelkõige on taotluse esitaja poolt tema ülesanne selgitada, miks just selline piirkond peaks olema järgmine toidupiirkond. Konkursile taotluse esitamiseks on aega 12. detsembrini. Tiitel omandatakse aastaks ja kogu selle aja jooksul peaks erinevad sündmused just selle paikkonna toidu eripära välja tooma. Tegelikult on siis taotleja ülesandeks panna kokku toiduaasta programm ehk loetleda ära sündmused, mida on kavas aasta jooksul teha. Ja hindamiskomisjon siis vaatab, et kuidas ja mismoodi on programm kokku pandud, kui hästi on see ühildatud näiteks erinevate kultuurisündmustega, mis piirkonnas aset leiavad, kas on välja töötatud mõningaid täiesti uusi ja huvitavaid sündmusi, mida varem ei ole piirkonnas olnud, kuidas on kaasatud ettevõtjad, kuidas on kaasatud, ja ettevõtjate all ma pean silmas nii toidutootjaid, toidupakkujaid, majutusettevõtteid, et võimalikult laialt oleks siis kaasatud kogukonda. Toidupiirkonna konkurss on elavdanud kohalike omavahelist läbikäimist ning toonud kaasa ka huvitavaid sündmusi, mis on kujunenud traditsiooniks. Kuigi ettevõtjad üksteist ka varem teadsid ja tundsid, siis tegelikult see toidupiirkonna tiitel pani nad kokku saama ühise laua taha, nad said rohkem tuttavaks, neil tekkis palju uusi häid ideid, kuidas oma piirkonda tutvustada, et valiti oma piirkondlikke toidumeeneid, on avatud kauplusi, kus on siis müügil kohalikud tooted, ja mis on kõige toredam, et on algatatud ka uusi traditsioone toidupiirkonna aastate jooksul, mis on siis tänase päevani toimivad, näiteks Suur Peipsi toidupidu ja Hiiumaa toidu- ja kultuurinädal. Koos tiitliga antakse toidupiirkonnale üle ka 1,5 meetri pikkune rändkahvel. Igal aastal on toidupiirkonna tiitlile pretendeerinud vähemalt 4 konkurenti. Maaeluministeerium loodab sama aktiivset osavõttu ka tänavu.